ma sain tänaseks ühe sellise huvitava sõna Jumala käest. Ma ütlen seda natuke hiljem, ma alustan sissejuhatusega kuskilt mujalt ja vaatame, kuidas see lugu edasi läheb siin. Aga see oli väga huvitav ja ma usun, et aeg on küps selleks, et Jumal tahab täiesti mingisugust väga tõsist läbimurret tuua siin meie hulgas. Sest ta näitas taevast mulle, kui me ülistasime. Ja ma nägin, kuidas tema nii-öelda nagu veepiisad langesid osade inimeste peale. Ja vesi on selline veevihm või vihm on ikkagi ka nii-öelda Jumala vaimu väljavalamise sümbolitest ja ma nägin, kuidas need piisad langesid mõnede inimeste peale. Aga mõnede inimeste peale need ei langenud üldse. Ja siis ma nagu küsisin endamisi, et miks kõikide peale need ei lange niimoodi ühtemoodi. Ja Jumala ütles, et ta tahabki, et need langeksid kõikide peale. Et tema selles mõttes tahabki valada välja oma vaimu kõikide inimeste peale. Aga meie vastuvõtlikkus on erinev ja ma ei hakka seda praegu nii-öelda lahterdama, mis probleemid või asjad võivad olla, mis võivad teinekord takistada. Me ei pööra üldse sellele täna fookust, vaid me pöörame fookuse selle peale, et tema on issand ja tema valitseb ja tema tahab meid täita oma vaimuga ja tema tahab, et me oleksime kõik kanaliteks. Ta tahab kõiki meid kasta. Küsimus ei ole, mis põhjusel on keegi ühes või teises asjas lukus. See ei ole see küsimus. Küsimus on see, kes tema on. Et jätame selle iseenda peale vaatamise, mis on väga lihtne tulema ja mul on mõned kirjakohad ka sissejuhatuseks siin välja öeldud ja siis ma ütlen selle, mis ta tegelikult ütles. Sest ma kuidagi kogen, ja ma tulin ka siia täna ja me palvetasime siin ennem veel ühe inimesega, et aitab, et nüüd me tahame, et Jumal, sina teeksid kõike seda, mis sina tahad. Et me ei taha ise teha. Et me võime kinno ka minna reedõhtul, me võime igal poole minna reedõhtul. Aga me tulime täna siia, et oodata Jumala käest asju. Me tulime täna siia, et Jumala käest võtta vastu asju. Mitte minu käest, mitte sinu käest, vaid Jumala käest. Ja sellepärast panemegi oma fookuse tema peale ja ootame tema käest, mitte inimeste käest. Sellepärast, et tema kasutab meid kanalitena, ühte, teist ja kolmandat, nii nagu tema tahab, aga me oleme lihtsalt inimesed, me oleme torud. Ja meie oleme täpselt nii palju torud, kui tema meid kasutada tahab. Ma sain aastakümneid tagasi sellest hirmutuse, et ta ise ütles mulle seda, et vaata, ma ütlen, et ma puhastan igat oksa, mida ma tahan kasutada, et see kannaks rohkem vilja. Ja tegelikult hea aednik teebki niimoodi, et ta rohib peenraid, ta lõikab oksi tagasi, ta teeb kõik selleks, et viljapuud või taimed oleksid rohkem vilja kandvad. Ja tema on samamoodi selles mõttes hea aednik, et ta on öelnud, et ma puhastan igat oksa, mida ma tahan tegelikult teha vilja kandvamaks. Ja see on üks protsess, see on teinekord valusa, see ei ole üldsegi meeldiv asi, kui võib-olla sind roogitakse ja proovitakse ja testitakse ja mõnikord lähed ka tulest läbi, aga lõpptulemus on see, et ta tahab muuta sind vilja kandvaks. Ta tahab, et me oleksime need, kelle seest voolavad välja elavad veejõed, sest sõna ütleb seda. Ja tema sõna ei saa olla vale, eks ole. Meie võime oletada, aga tema sõna ei saa olla vale. Nii, ma loen esimese kirjakoha ja see on 1. Johannese kiri, see on siis 3. peatükk ja ma alustan 19. salmist. Sellest me tunneme, et oleme tõe seest ja võime vaigistada tema ees oma südant, et kui meie südameid hukka mõistab, Jumal on suurem kui meie süda ja teab kõik. Armsad, kui meie südameid hukka ei mõista, on meil julgus Jumala ees. Ja mida me iganes palume, seda me saame temalt, sest me peame tema käske ja teeme, mis on temale meelepärast. Ja see on tema käsk, et me peame uskuma tema Poja Jeesuse Kristuse nimesse ja armastama üksteist, nagu tema meil on käsu andnud.
ja kes peab tema käske, see jääb temasse ja tema sellesse. Ja sellest me tunneme, et tema jääb meisse, sellest vaimust, kelle ta meile on andnud. Jälle me oleme täpselt sama koha peal väljas, et kui me saame täis vaimu, siis sellest me tunneme, et tema on meiega ja meil on kerge pidada seda, mida tema on käskinud meil teha. Meil on kerge armastada üksteist, nagu ta on öelnud, ja meil, mis on kõige tähtsam, miks ma seda üldse ette lugesin praegu, see kõige tähtsam on see, et kui meie süda meid hukka ei mõista, on meil julgus Jumala ees. Me oleme sellest enne ka põgusalt rääkinud, aga ma ütlen seda uuesti. Nii paljud inimesed palvetavad, inimesed ootavad palvevastuseid. Nad elavad aastakümneid teinekord ootuses, et midagi suurt hakkab juhtuma nende elus. Jumal tuleb vägeva käega, Jumal puudutab ühte või teist organit ja need saavad terveks. Jumal puudutab meie lähedasi, need saavad päästetud, saavad ilmutuse taevast. Me tegelikult ootame aastakümneid seda. Ja väga tihti me jõuame sinna kohta, kus on see tegelik põhjus, miks taevas on meie kohal kinni, sellepärast, et meie süda mõistab meid hukka ja mitte ainult ei mõista hukka, vaid tegelikult hingevaenlane saatan on see, kes tuleb ja süüdistab meid ja tema teebki seda sellepärast, et meie süda meid hukka mõistaks. Ma loen kohe ühe põneva kirja kohe ette ja siis ma tulen selle kirja kohe juurde tagasi. Ma ei tea, kas ma üldse olen eriti palju sellest raamatust piiblis lugenud, aga teeme lahti korraks, kellel on ilmutuse raamatu. Ja võtame 12. Ma ei hakka rääkima nüüd siin lõpuaegadest või katastroofidest, ma räägin palju põnevamast asjast. Ja 12. peatükk ilmutuse raamatus ütleb siis niimoodi, kui ma alustan 10. salmist, siis Johannes vanas eas on nii-öelda Patmose saarel ja Jumal kohtub temaga siis imeliselt ja kõik sellest võite lugeda siis ilmutuse raamatus, kes ei ole seda lugenud, mida siis Jumal temal aru saada lasi ja näitas. Ja siin on nüüd üks, mida ta siis kirjutab. Ja ma kuulsin suurt häält taevast ütlevat, nüüd on õnnistus ja vägi ja kuninglik valitsus saanud meie Jumala ja meelevald tema Kristuse kätte, sest välja on visatud meie vendade süüdistaja, kes nende peale kaebab meie Jumala ees päevad ja ööd. Ja nad on võitnud tema talle vere tõttu ja oma tunnistuse sõna tõttu ega ole oma elu armastanud surmani. Nii et mida me siit näeme? Vendade süüdistaja, saatan. Piibel ütleb väga selgelt, et see, kes meid süüdistab, on saatan. Ja enamus kristlasi on ühel või teisel eluperioodil olnud süüdistuse all, kus tegelikult ta läheb Jumala ette ja ta hakkab vaatama enda peale, et ma ei ole võib-olla selles või teises või kolmandas asjas olnud piisav, ma ei ole võib-olla nii õige Jumala ees, et Jumal kuuleks minu palveid, lähme kellegi teise prohveti juurde, äkki kuuldakse tema palveid rohkem, aga ma ei ole nii piisav, et Jumal võib-olla kuuleks minu palveid. Ma olen seda kuulnud mustmiljon kordi ja olen seda ise täpselt samamoodi mõelnud. Nii et see on väga tavaline asi, mismoodi tegelikult röövitakse ära julgus Jumala ees, mis on põhiline põhjus, miks me ei suuda võtta vastu teinekord taevast palvevastuseid, mis on tegelikult ammu meile tallele pandud. Sest sõna ütleb nii, kui meil on julgus Jumala ees, siis tegelikult sa lähed tema trooni ette ja sa saad tegelikult usus võtta vastu selle, mida ta on sulle sinna pannud. Nii et vendade süüdistaja, kurat on tegelikult see põhiline asi, mis moodi me teda ära ei tunne ühes või teises valdkonnas ja tema eesmärk on panna meid süütunde alla, näidata, millised me ise oleme, tõmmata Kristuse pealt ära fookus meie endi peale või veel hullem naabrinaise peale. Ja siis, kui me ennast ei süüdista, siis me saame vähemalt naabrinaist võib-olla süüdistada või töökaaslast või mõnda meest või naist või kedagi muud. Aga me peame aru saama, et uue lepingu ajal on üks väga oluline muutus. Ja see muutus on see, et kõik süüdistus on saatana töö. Kui Jumal tahab sulle päriselt näidata, mis sa valesti teed, selle asja nimi on mis? Patutunnetus. See on patutunnetus, kui sa päriselt oled. Me eksime kogu aeg. Nii, sa lähed Jumala ette ja Jumala püha vaim, kellest me just rääkisime, me tunneme vaimust ära,
et me oleme temaga koos, tema omad, tema toob sulle patutunnetuse ilma süüdistuseta ja näitab täpselt, milles sa eksinud oled, et sa saaksid tema armus meelt parandada. Ja nii lihtne see ongi. Ja kui sul tuleb patutunnetus, see tuleb alati ilma rõhumise ja ilma süütundeta. See tuleb lihtsalt, sa tead äkki, Jumal näitab sulle, vot sa tegid seda valesti, sa lähed kas või silmaveega, paned nii-öelda põlved maha, nutad tema ees, palud andeks, ütled, Jumal, ma parandan meelt selles asjas ja see puhastab ära taas sinu südame, et sul oleks julgus Jumala ees. See toob esile ühe julguse Jumala ees, kui sa tegelikult liigud tema vaimus, nii nagu me eelmine kord rääkisime. Aga nüüd ma tahan minna edasi ja ma ei ole veel rääkinud seda, mida tegelikult Jumal nagu mulle selle õhtu kohta väga selgelt ütles ja see on põnev, aga see on praegu väike selline sissejuhatus, sest muidu saaks ikka kiiresti läbi vaata, ütlen ühe lause, lähme koju, eks ole, ei ole nii. Ma pean ikka natukene kruttima ka seda asja siin. Nii et ma tulen uuesti tagasi selle 1. Johannese juurde, mis ma siin ette lugesin ja samamoodi loen siis uuesti selle lause nii-öelda 4. peatükist. Ja kordan siis, armsad, kui meie südameid hukka ei mõista, on meil julgus Jumala ees ja mida me iganes palume, seda me saame temalt, sest me peame tema käske ja teeme, mis on temale meelepärast. Ja see on tema käsk, et me peame uskuma tema poja Jeesuse Kristuse nimesse ja armastama üksteist, nagu tema meile on käsu andnud. Nüüd väga tähtis on seda mõista, et kui sina praegu mõtled iseenda peale, kui sa mõtled iseenda peale ja mõtled selle peale, milline kristlane sa oled või sa üldse võib-olla veel ei ole, siis tegelikult kui palju on neid inimesi, kes võivad minna Jumala trooni ette ja öelda, mina olen täiesti puhas südamelt, minul ei ole mingisugust pattu, mina tean, et mul on julgus Jumala ees. Ja ma tean, et Jumal annab kõike, mida ma palun. Palju neid inimesi on? Käed tõusevad massiliselt. Mitte ühtegi ei tõuse. Loomulikult mitte. Sellepärast, et me oleme kõik ühesugused inimesed. Halloo. Me oleme rohkem ühesugused, kui me oskame seda heas arvata. Me oleme kõik samasugused inimesed. Meil on kõigil samasugused võitlused. Meil on kõigil samasugused asjad, millest me ühel või teisel viisil võime läbi minna. Ja ma tahtsin seda lihtsalt öelda, et ma olin kunagi eemal oma kogudusest, mis oli siis Tallinnas kogudus, kus ma käisin, mille liige ma olin. Ja seal oli üks selline õhtu, kus tõeliselt püha vaim oli välja valatud ja kõik olid, pikk oli maas nii-öelda, juua täis pühast vaimust. Ja mina olin üksinda kuskil eemal, mitmed 100 kilomeetrid eemal. Ja mina sain täis vaimu äkki ootamatult. Täpselt samal kellal, mis emad. Ma kuulusin sellesse kogudusse ja olin selle osaluse liige ja ma sain täpselt seda sama, mida nemad said. Mina polnud lihtsalt mingit jutlust kuulanud, keegi polnud minu pärast palvetanud ja ma tundsin järsku, kuidas Jumala vaim hakkas mind täitma. Ja pärast ma kuulsin teistelt inimestelt siis, et oli väga suur selline Jumala ligi olnud ja Jumala vaimu väljavalamine. Nii et me oleme kõik üks ihu. Ükskõik, kus koguduses keegi käib või kus konfessioonist on, tähtis on ju see, kas sa oled võtnud Kristuse vastu oma päästeks ja kas sa oled täis tema püha vaimu. Selle kaudu me olemegi joodetud, ega me ei ole mingi muu asja kaudu joodetud. Me ei ole kuuluvuse kaudu joodetud või me ei ole mingisuguste nimetuste kaudu joodetud. Me oleme tema püha vaimu kaudu joodetud. Ja see ongi kõige tähtsam asi, mida me peame aru saama, et meil on tema vaimus julgus Jumala ette tulla selle nimel, mida Kristus tegi, mis ma lugesin siit Ilmutuse raamatust, ta ütleb väga selgelt, nüüd on õnnistus ja vägi ja kuninglik valitsus saanud meie Jumala ja meelevald tema Kristuse kätte, sest välja on visatud meie vendade süüdistaja, kes nende peale kaebab meie Jumala ees päevad ööd. Ja nüüd võtaksin siit natukene ja räägiksin sellest, mida tegelikult, mul on viimasel ajal üsna palju nii, et ma küsin, mida tal on öelda, sest meil on igasuguseid asju öelda.
mida talle on öelda. Ja Jeesus ütles mulle, ütle neile edasi. Johannese 19 ja 40. salm. Kui nüüd Jeesus, räägib Jeesuse ristisurmast, eks. Kui nüüd Jeesus äädikut oli võtnud, ütles ta, see on lõpetatud. Ja ta nõrgutas pead ja heitis hinge. See lause, mida ta ütles mulle, oli, ütle neile edasi, et see on lõpetatud. See on päriselt ka lõpetatud. Päriselt on ka murtud igasugune meelevald. Päriselt on ka inimestel uksed lahti tema troonisaali. Päriselt on ka see tehtud. See ei ole üks jutt, mida me loeme kuskilt aastatuhandete kaugusest asju, mõtleme, see oli siis kunagi juhtused asjad olid olemas, inimesed rääkisid, inimesed kirjutasid. Jeesus ütles, et ütle neile, et see on lõpetatud. Ja tule ise täpselt samamoodi sellesse punkti tagasi, kus sa kunagi olid, kus sa minuga kohtusid, kus sa päriselt said aru, et see on lõpetatud, kus sa päriselt said aru, et temal on antud kõik meelevald taevas ja maa peal. Tal on päriselt antud meelevald taevas ja maa peal. See ei ole lihtsalt, et võib-olla natukene kellegi jaoks mingisugused väiksed piisad tulevad. Ta tahab, et sa astud sellele positsioonile, mille tema on sinule kätte andnud. Et sa saaksid aru, kes on Kristus sinus ja kes oled sina Kristuses. Ja kui me ei mõista seda kirja kohta, et see jõudis lõpuni, siis juba. Ja meil on kõik tehtud kättesaadavaks. Ta ütles, et kui tema ajab välja kurja vaime meie seest, siis on Jumala riik tulnud meie juurde. Ta ütleb, et kui haigus lahkub, siis Jumala riik on tulnud sinu juurde. Mis tähendab seda, et kõik see, mis teeb meid vigaseks, mis teeb meid haavatavaks, mis paneb meid süütunde alla, mis paneb meid rõhumise alla, mis paneb meid endas kahtlemise alla, kõik see tegelikult on hingevaenlase töö, kes tahab ära röövida sinu käest julgust Jumala ees. Sest kui sul ei ole julgust Jumala ees, siis sa ei saa palvet kätte ka. Sa võid saada koba peale. Sa võid saada kätte selles mõttes, et see ei tähenda alati, et sa ei saa, aga see on raske, sellepärast, et hingevaenlane tuleb ja hakkab tegelikult ära röövima seda, mida on Jumal sulle valmis pannud. Ja see on põhiline asi, mida ta viimasel ajal on näidanud palvetamise kohta. Et meie julgus Jumala ees tahetakse ära röövida sellega, et me kogu aeg tahame kahelda endas, kahelda oma piisavuses Jumala ees, kas me oleme piisavad tema jaoks, kas me oleme ikkagi sellised tema jaoks, et ta saab meile vastata, et ta saab meid puudutada. See kahtlus tuleb kogu aeg meile. Just. Laske lapsukese tuua. Võt see on täpselt see kirjakoht. Nüüd tuligi üks pisike. Iir on ka näpus. Okei. Ei ole iir, see on fake. Nii, et selles mõttes see on nagu hästi-hästi oluline, et me sellest aru saaksime. Ja mõistaksime ka seda, mis tegelikult on selle lõpetamise, mis asi on tegelikult lõpetatud. Kas me anname endale aru, mis asi sai lõpetatud? Mis asja? Ootame siis hetke, sest kõik vaatavad kassi, keegi kuula enam. No ta on vaba hing, no. Vabandust. Meil on lõbus, on ju. Luuka 4. Luuke evangeelium 4. peatükk. Ja siin me näeme, kuidas Jeesus läks vaimuväes Galileasse ja kuuldus temast levis kogu ümberkaudsele maale. Ja ta õpetas nende koguduse kodades ja kõik andsid talle temale au. Ja ta tuli Natsareti, kus ta oli üles kasvanud ja läks oma harjumust mööda hingamispäeval koguse kotta ja tõusis üles lugema. Ja tema kätti anti prohvet Jesaja raamat. Ja kui ta raamatu avas, leidis ta koha, kuhu oli kirjutatud, Issanda vaim on minu peal. Seepärast on ta mind võidnud kuulutama evangeeliumi vaestele ja on mind läkitanud kuulutama vabaks saamist seotule ja nägemist pimedaile. Laskma rõhutuid vabadusse, kuulutama Issanda meele pärast aastat. Ja kui ta raamatu oli kokku keeranud, andis ta selle kojasulase kätte ja istus maha ja kõikide silmad koguduse kojas olid sihitud tema peale. Ta hakkas neile kõnelema ja ütles, täna on see kiri täide läinud teie kuuldes.
See oli prohvet Jesaja raamat, mida ta ette luges ja ma usun, et võib-olla ei ole mitmed siin lugenud seda raamatut niimoodi, et nad näeksid seda paralleeli, et tegelikult Jeesus tsiteeris Vana Testamendi prohvetit selles kirjakohas. Ja ta ütleb, täna on see täide läinud. Siis ta ei olnud veel isegi risti löödud, aga ta ütles, et tegelikult on see täna täide läinud. Ja mida me näeme siin? Ma kohe räägin, mis on lõpetatud, aga siin ta ütleb väga selgelt, ta on võidnud, nagu me laulsimegi siin, ülistasime. Ta on meid võidnud kuulutama evangeeliumi vaestele. Ta on mind läkitanud kuulutama vabaks saamist seotule, nägemist pimedatele, laskma rõhutuid vabadusse. See on 2000 aastat tagasi kirja pandud meile siin. Ja me ometi näeme seda, et massiliselt tegelikult need inimesed, kes on tulnud Kristuse juurde, on endiselt rõhutud, on vaevatud, seod antidepressante. Neil on mingisugused tõsised probleemid. Nad kannatavad mingisuguste hirmude all, kannatavad mingisuguste muude probleemide all. Ja ometi me näeme, et Jeesus ütleb, et mina tulin sind vabaks laskma. Mina ei tulnud, eks ole, saate aru, ma räägin, ma tsiteerin Jeesus praegu, on ju. Muidu pärast öeldakse jälle, näe, mis see seal räägib, eks ole. Ei ole vaja niimoodi rääkida, on ju. Jeesus ütles, ma tulin sind, muuda see isikuliseks. Ma tulin sind vabaks laskma. Ma tulin sinu elust eemaldama rõhumist. Ma tulin sinu silmi avama. Ma tulin sinu kõrvu avama. Ma tulin kuulutama issandale meelepärast aastat. Ma tulin sinule seda tegema. Kui sa niimoodi mõtled, siis sa saad aru, miks Jeesus ütles, et ütle neile, et see on lõpetatud. Sellepärast, et ta on maksnud oma verehinna selle eest, et meie sees ei oleks enam kohta, kus kurat saaks süüdistada ja ära röövida julgust Jumala ees. Ta viis oma verehinna sinna. Enne seda ta ütles, see on lõpetatud, kui ta suri. Ta viis oma vere kui ainsa ohvri isa trooni ette, et meil võiks olla tema nimes vabadus kõike seda vastu võtta ilma süüdistuseta, ilma hukkamõistuta, lihtsalt selle kaudu, mida tema on meile teinud. Jah, see on puhas evangeelium, see on lihtne, aga mõnikord tuleb seda ka kristlastel uuesti üle korrata, et me saaksime aru, et see kõik on päriselt ja kõik need asjad saaksid meie elust eemaldatud. Siin on palju neid asju, ma tunnen. Kõik need asjad saaksid eemaldatud, mis ei lase meil seda vastu võtta. Tema poolt on kõik valmis. Tema poolt ei ole midagi enam tegemata. Tema on kõik terve paketi meile valmis pannud, et meil oleks elu ja seda ülirohkesti. Et meil oleks tervist, et meil oleks vabadus, et meil oleks rõhumist, et kõik see, mida ma ette lugesin. Tema poolt on kõik juba valmis pandud. Tema on katnud meile söögilaua. Kui me teeme kuskil mingisuguse söögilaua, meil on siin ka mõnikord söögilaud, alati peaaegu, aga üldiselt on nii, et kujutad ette, kui sa lähed kuskile paketisaali, seal on nagu külluslik laud. Kõike head paremat, mida üldse elu sees nagu tahad saada. Kõike, mida sa üldse ette kujutada. Ja see on kõht tõusab tühi. Raha ka ei ole, et nii häid asju osta. Ja nüüd sa lähed sinna. Ja sa öeldakse, söö. Võta lihtsalt ilma rahata kõik. Söö nii palju, kui sa tahad. Ja sa ütled, ei, mis asja. Ma ei hakka midagi siin. Ma lähen, võtan väikse kuiviku ja tee, võtan kodus edasi. Miks ma peaksin tulema siia sööma ilma rahata, eks ole. Ma ei saa maksta selle eest. Ma ei suuda ka vastu võtta. Muidu hästi paljud inimesed on sellised, kellel on väga raske üldse midagi vastu võtta. Jumala käest ja inimeste käest. Aga ma ei räägi praegu inimestest. Ma räägin sellest, kui sinu ees on kaetud külluslik laud, ülikülluslik laud. Ja sa ütled, ei, ma võtan ikka kuivikut edasi, ma võtan teed edasi. Siis see on täpselt sarnane asi, see sarnane joon. Et sa kannatad pigem edasi, aga sa ei mõista, et kõik on sulle valmis pandud ja kuidas me seda kätte saaksime. Mina tahan seda kätte saada. Mina tahan seda päriselt kätte saada. Ma olen seda juba saanud korduvalt kätte. Ma olen lasknud kuradil seda ära varastada. Ma olen lasknud tegelikult tulla tal oma valedega ja süüdistustega seda ära tõmbab. Et me rääkisime siis sellest, et Jeesus rääkis siis prohvet Jesaja raamatust, issanda vaim on minu peal, seepärast on ta mind võidnud kuulutama evangeeliumi vaestele, ta on mind läkitanud kuulutama vabaks saamist seotu üle ja nägemist pimedaile, laskma rõhutuid vabadusse, kuulutama issanda meelepärast aastat
ja kui ta raamatu oli kokku keeranud, andis ta selle kojasulase kätte ja istus maha ja kõikide silmad koguduse kojas olid sihitud tema peale. Ta hakkas neile kõnelema, täna on see kiri täide läinud teie kuuldes ja kõik tunnustasid teda ja panid imeks neid armusõnu, mis lähtusid ta suust ning ütlesid, eks see sinane ole Joosepi poeg. No me teame, et väga lihtne on vaadata selle peale, kes see inimene on või kui palju me teda tunneme või on ta meile mingi sugulane. See veel hullem, eks ole, aga iseenesest ma ei tahtnud sellest rääkida, ma tahtsin rõhutada seda, et kui me räägime, Jeesus ütles mulle selle sõna, et see on lõpetatud, et ütle neile edasi, see on lõpetatud, see on päriselt ka lõpetatud, et me ei pea ootama mingisugust 1000-aastast rahuriiki või me ei pea ootama seda, millal me ükskord issanda juurde lähme, vaid see on tegelikult täna ja siin ja praegu on tema jaoks kõik lõpetatud, mis tähendab seda, et meie lihtsalt peame selle vastu võtma tema käest. Ja kui issand ütleb sul ole terve, siis sa võtad selle vastu Jeesuse nimel, et sa oled täielikult terve, pealaest jalatallani. Ja sul ei ole mitte mingisugust viga ega mingisugust puudust ja kuradil ei ole üldse mitte mingisugust võimalust sinu üle valitseda. On nii? Amen. Ja nii ongi. Et kui mina, Jeesus ütles ka mulle, et ma tuleksin tagasi sellesse punkti, kus ma seda esimest korda ja kõige tõelisemalt tegelikult ise kogesin ja tundsin. Ja ma väga sooviksin ja paluksin, et me kõik võiksime tulla vähemalt sellesse punkti, kus mina olin vahetult pärast seda, kui ma olin Jeesusega kohtunud. Ja see punkt oli see, et ma teadsin ainult ühte asja sellel hetkel, kui ma olin tagasi oma voodis. Ma sain oma magamistoas päästetud, kui keegi ei tea, ei ole kuulnud, siis ma lihtsalt igaks juhuks ütlen. Ma läksin voodisse õhtul magama, olin ateista praktiliselt, tulin voodist välja, hommikul olin täis kristlane ja see kõik juhtus minu magamistoas. Ja ma tahan öelda seda, et kui mina olin uuesti tagasi voodis, siis ma ei teadnud kogu ülejäänud õpetusest midagi, ma ei teadnud mitte midagi, kus või mismoodi või kes. Ma teadsin ühte asja ja ma tahan, et see ilmutuslikult, ma tahaksin ja paluksin, et see ilmutuslikult tuleks kõikide meie sisse. See teadmine, et temale on antud meelevald taevas ja maa peal ja ei ole mitte ühtegi relva, mis on sinu vastu suunatud, kui sina oled temaga. Ei ole mitte ühtegi relva, mis on sinu vastu suunatud. Tema on alfa, tema on omega, tema on see esimene ja tema on see viimane. Ja see on see, mida mina teadsin. Ma ei teadnud mitte midagi rohkem. Ma teadsin ise, et boss on ise alla kirjutanud. Ja see on kõige parem ja fantastilisem asi, millest sina võid ilmusse saada. Sellepärast, et ma ei olnud alguses kindel. Ma ei olnud üldse kindel, kas ta mulle andeks annab. Aga kui ta andis su andeks, siis ma teadsin, et boss on ise kirjutanud, pan templi, passi öelnud, mine. Ole, mina olen sinu selja taga. Mitte keegi ei saa olla sinu vastu. Mitte keegi ei saa suunata oma relva sinu vastu, kui tema on sinu selja taga. Ja see ilmutus, et temal on antud kõik meelevald taevas ja maa peal, kehtib täna täpselt samamoodi, kui see oli 32 aastat tagasi, kui see oli 2000 aastat tagasi, see kehtib täpselt samamoodi. Ma nägin ennem nägemuse, need, kes juurde tulid, ei kuulnud seda. Et kui me siin ülistasime, siis ma nägin, et tulid üksikud piisad taevast alla inimeste peale, aga osadel inimestel oli täiesti nagu katus kinni, oli suletud, et nad ei suutnud vastu võtta seda. Et Jumalal oli tegelikult see kõik valmis pandud neile, mida ta tahtis neile anda, aga nad ei suutnud vastu võtta seda, sellepärast, et neil oli mingisugune nagu kate peal ja see kate ei olnud patta, vaid see oli just see, mida me enne siin lugesime, lihtsalt kordan korra üle, et meil ei ole julgust Jumala ees. Et saatan on meister tegema meile, et me süüdistame ennast, et me laseme teistele süüdistada ennast, et me läheme süütunde alla, me läheme mingisuguse häbi alla, mis ei lähtu temast, sellepärast, et õige on patutunnetus pühas vaimus. Kui sa teed pattu, siis Jumal on niimoodi seadnud, et sul tuleb patutunnetus pühas vaimus.
ja sa tahad meelt parandada, see tuleb suure armastusega ja suure rahuga ja sa tead, et sa tahad meelt parandada ja sa parandad meelt ja sa saad andeks tema käest ja see puhastab sinu südame uuesti, mis tähendab seda, et sa muutud taas vastuvõtlikuks tema vaimule, sa suudad vastu võtta tema käest jälle asju, sellepärast et mitte miski ei takista. Sa parandasid meelt, palusid andeks, tema poja veri puhastas sind kõigest ja sa oled uuesti avatud temale. Aga hingevaenlane tuleb selle süüdistusega, millega ta röövib ära, nagu kirja kohe lugesin, julguse Jumala ees. Ja kui meil ei ole julgust Jumala ees, siis me muutume täiesti võimetuteks vastu võtma palvevastuseid. Me ei suuda, sest me vaatame ise enda peale. Me vaatame ise enda peale, me vaatame selle peale, kui me palvetame, kui palju me kirikus käime, kui palju me raha maksame. Me vaatame kõige selle peale. Ja siis, kui me ei tee seda, häda mulle, eks ole, on ju, ei käi kirikus, ei palveta, raha ka ei maksa kuskile. No täiesti, mis siis nüüd saab? Ei saagi üldse palvevastused enam, ei saa julge küsida, kellel mitte midagi. On ju nii? Lähed koju, vaatad peeglist, paned silmad kinni, kui peeglist mööda lähed, sellepärast, et sa ei tea, mis saad sulle vastu vaatab. Aga see on see täpselt, kuidas me oleme tegelikult. Kuidas hingevaenlane tahab tegelikult meie isiksust tõmmata kogu aeg seda fookust iseenda peale. Et me unustaksime ära, et temal on meelevald taevas ja maa peal, tema ütles, see on lõpetatud juba. Me ei pea olema enam süüdistuse all, me ei pea olema süütunde all, me ei pea olema nurka surutud ja mõtlema, kuidas ma saaksin ennast teha meelepäraseks temale ja suuta vastu võtta selle, mida tema tahab. Kas siin on keegi täna, kes tahab palju vastuseid saada? Näed, nüüd tõsevad käed, aga enne ma küsisin, kas keegi tunneb, et ta on väga püha, keegi ei tõstnud kätt, eks ole? Nii. Halleluuja. Need inimesed tulid hiljem, kes praegu kätt tõstsid. Nad ei kuulnud seda, millest me ennem rääkisime. Selles on asi praegu. Et nad tulid sellepärast tõstsid kätt, et nad ei kuulnud seda esimest poolt. Me räägime siin juba üle poole tunni kõvasti. Nii, väga hea. Et selles mõttes me tahame saada palvevastuseid. On nii? See on keegi, kes tahaks terveks saada. On keegi, kes tahaks vabaks saada. Rõhumisalt vaba. On nii? Ainult üks inimene vaatab see laha, mis nüüd juhtuma hakkab, teised saavad aru. Tähendab, seda on Jumal mulle väga selgelt mitmeid kordi öelnud, millest ma olen täna siin terve õhtu üritanud rääkida. Ärge laske röövida oma julgust Jumala ees ära. Sellepärast, et kui sul ei ole julgust, siis sa ei suuda vastu võtta. Ja sa ei saa aru, mis tähendab see, et ta ütles 19. peatüks Johannese evangeeliumis, see on lõpetatud. See on lõpetatud. Siin ei ole vaja ühtegi ohvrit enam tuua. Siin ei ole vaja ühtegi asja teha selleks, et sa saaksid tema trooni ette. Siin ei ole vaja midagi teha oma tegudega. Aastal tagasi, 2009 vist oli see, kus ma usun, et Jumala vaim näitas mulle inimese südant ja ütles, et kui sinu sees on kas või üks väike liivaterakene käsumeelsust, siis tegelikult see on see kohta, kus sa nagu, ütleme, kurat saab õiguse tegelikult tulla ja lüüa sind. Ükskõik millega, siis on see rõhumine või mis iganes. Sellepärast, et sul on see, et ma teen midagi, et olla väärt tema ees. Saate aru? Et kui ma seda ei tee, siis ma ei ole nii väärt tema ees, et ma saaksin vastu võtta. Ja see toob tegelikult needuse inimese ellu piltlikus mõttes, kui sul on kuskil see, et ma saan ise teha ennast meelepäraseks temale. Kuskil see kas või liivaterake, et see enam jaost räägid armust, aga tegelikult sa tunned, et kui ma ei tee piisavalt neid asju, siis ma ei räägi sellest, et me Jumala reeglid ei pea täitma, loomulikult me peame, meil ei ole anarhia, eks ole. Ma räägin sellest õigeks mõistmisest. Et kui sa räägid, et meil on õigus tulla, me laulame seda laulu pidevalt, kui meil on õigus tulla tema trooni ette, siis sa tuledki ainult Kristuse õigusega. Sa tuledki ainult tema õigusega, sul ei ole üldse mitte mingisugust oma õigust. Ja sa ei pea silmi kinni panema enam, kui sa peeglist mööda lähed. Sellepärast, et sa vaata julged selle otsa, ütled, et see on keegi, kelles Kristus surri. Mina ei tee midagi rohkem.
Ja vahe on selles, eks ole, et kui sa päriselt pattu teed, me teeme, me eksime nagunii, eks ole, siis sul tuleb pühas vaimus patutunnetus. Me lugesime ilmutuse raamatus seda, et tema vaimus sa tunned ära, tema vaimus sa tunned ära. Sul tuleb patutunnetus ja sa saad aru täpselt, millest sa pead meelt parandama, mida sa pead teistmoodi tegema. See ei ole süütunne, see ei ole rõhumistunne. Ja seal on see vahe. Nii et kui mina tookord, ma ei ole sellest üldse niimoodi rääkinud, ma olen rääkinud seda ainult siis, kui ma oma tunnistust jagan, aga mul täna hommikul tuli selline tunne, et ma tahan tagasi saada sinna hetke, kus ma olin temaga värskelt kohtunud. Sest mis on siis tegelikult muutunud praegu? Sest on nüüd 32 aastat möödas. Mis on siis tegelikult muutunud? Ma ei räägi enda elus, ma räägin Kristusest. Halloo, kosmos. Kas Kristus on muutunud vahepeal? Mitte eriti. See on hea vastus. Natuke on. Ta on vanemaks jäänud 32 aastat, on ju, ilmselt. Et selles mõttes, kas Kristuses on muutunud midagi selle aastaga? Minus on muutunud palju asju, nii ja naa. Aga kas temas on midagi muutunud? Kas tema on teistsugune nüüd, kui ta oli siis? Ja ma mõtlesin täna selle peale väga tõsiselt, mida mina uskusin siis, kui ma olin just temaga kohtunud värskelt. Ja ma teadsin seda, et minu boss on kõige vägevam, kõige suurem, kõige targem ja mul ei ole üldse mitte mingisugust probleemi ülejäänud maailma vastu minna. Sellepärast, et boss isiklikult, kes selle maailma loonud, on minu selja taga. Kas ei ole vägev asi? Amen. Aga me peame seda kristlastele väga tihti endale meelde tuletama. Sellepärast, et tulevad maailma mure ja rikkuse petlikkus, ütleb Piibel, mis tahab selle sõna meie seest ära röövida, on ju. Minul seda rikkuse petlikkuse testi pole on kahjuks, aga mul on see maailma mure test pidevalt, eks ole. Rikkuse petlikkuse test võiks ka vahelduseks olla. Aga ütleme niimoodi, et see mure test on nagu kogu aeg, tahab nagu uksest aknast. Ja ma arvan meil kõigil. Nagu ma ütlesin, me oleme rohkem ühtemoodi, kui me oskame arvata. Me oleme kõik samasugused inimesed. Ja see pani mind seisma oma piimapudelitega tänava peal. 2 nädalat vana kristlane. Kui tuli demoniseeritud mees, te teate seda enamus, aga kõik võib-olla ei tea. Kui tuli demoniseeritud mees, ma olin 2 nädalat on kristlane, ma olin just välja tõmmatud kõikidest nendest tontidest ja vaimudest ja teemonitest, kes mind olid mitukümmend aastat taga ajanud. Ja nüüd ma lõpuks olen päästetud, ma olen vaba, ma lähen lastele piima ostma ja tuleb teemonid täis mees, kes hakkab röökima vene keeles minu peale. Karjub ja sõimeb ja ropendab ja lõpuks, kui ma tast aru saan, siis ma saan aru, et ta tahab mind ära tappa, sellepärast, et minust on saanud kristlane. Ma mõtlesin nii, nüüd on mul mingi laubatäht nagu kuskil muinasjutus või kuidas tema teab, et ma olen kristlane. Sest mina ei olnud lugenud Kenneth Hagini raamatut, ma ei olnud lugenud piiblit, ma ei olnud lugenud vaimulikust meelevallast midagi. Ma ei teadnud absoluutselt, mis jama siin toimub. Ma tulen täise päeva aeg, tulen Lilleküla poe juures ja üks mees hakkab mind tapma seal, sellepärast, et ma olen kristlane. Ja ütleb, et sinu suguste pärast läheb minu riik hukka. Ma mõtlen, mis riik, ma pole mingit riiki loonudki kuskil, eks ole. Ma tulen poest, ma tahan laste juurde koju saada kiiremini. Mis riigis sa räägid? Ma olin nii rumal selle koha pealt, mul ei olnud absoluutselt mitte mingisugust aimugi, mis tegelikult on vaimumaailm. Ja siis ma mõtlesin, et mul läheb piim ennem hapuks, kui see mees vait jääb. Panen oma 2 kotti maha ja väiksed lapsed kodus, eks ole, ja vaatan ta lihtsalt niimoodi otsa. Ja ta tuleb ja hakkab mind peksma niimoodi. Aga ta ei saa ligi. Mingi müür on ees, nagu nähtamatu klaas. Karjub, lõugab, teised juba hakkavad seisma jääma, et mis lahti perekonna tüli, eks ole. No. Alles aastaid hiljem ma sain aru, et see oli kõige suurem kompliment üldse, mis mul on tehtud. Kui tuleb teeman ja ütleb, et sinu suguste pärast läheb minu riik hukka. See on kõige suurem kompliment. Ma oleks kummaruse teinud, aga ma ei hakka kummardama siis inimese ees, eks ole. Ma mõtlen, ja piimakotid käes. Saate aru? See oli kõige suurem kompliment. Ja mis see tähendas? See tähendas seda, et mul ei olnud mitte laubatäht siin, vaid minu sees oli Jumala vaim. Ma olin tema pitseriga märgitud ja seda näeb tema. Kas sina oled tema pitseriga märgitud? Me ei saa mitte midagi, me ei saa panna rüüd selga, me ei saa panna endale mingisuguseid 3-kiloseid kuldriste kaela, me ei saa midagi sellist teha, et näidata, et me oleme nagu pühamad kristlased. See ei aita, see ei toimi lihtsalt. Aga mis toimub, on see, millest me täna alustasime. Kui tema vaimus, sa võid öelda, ma olen võitnud tal vere kaudu.
Ma olen võitnud tema tunnistuse, oma tunnistuse sõna kaudu, ma olen võitnud sellepärast, et tema pitser on minu sees. Tema vaim on minu sees. Ja ma ei pea seda mitte kuskil kellegile kuulutama, kogu vaimumaailm näeb seda. Sa ei saa mitte kellegi eest petta. Mul ütles üks vana kristlane, et seal kuskil pidi kummitama, et lähme võtame hõbekuulid. Mis hõbekuulid? Ma ei saanud isegi aru, mis juttu ta tahab nagu rääkida hõbekuulidest. Nähed, kui hõbekuuliga laste saatana, ma ei tea, võib-olla ta oli relv siis või midagi, et hõbekuuliga saatanat lasta, et siis nagu pidi aitama. See on väga paljudel inimestel on arusaamatus see, et sul ei ole vaja üldse midagi võidelda, sa ilmud kohale. Sa ilmud tegelikult kohale, sa tuled Jumala autoriteediga kohale, sa tuled tema majesteedi võidmisega, kes on su selja taga, mitte sinu võidmisega, vaid tema võidmisega ja kogu vaimumaailm peab tegelikult nõtkutama põlvi. Sellepärast, et tema autoriteet on su selja taga. Tema vägi on selja taga, see sama vägi, kes äratas üles Kristuse surnust. See sama vägi, kes äratas üles Laatsaruse surnust. See sama vägi on sinu sees, kui sa oled tema oma. Ja kui sa ei ole tema oma, siis ma julgustan sind saama tema omaks. Sellepärast, et mina ei tea, kuidas on kellegi südame ja mina ei ole see ütleja. Mina ei ole ütleja mitte kellegi kohta. Ja ärge teie ka minu kohta öelge. Aga mina tean seda lihtsalt, et minule tehti kompliment. Ma teadsin ise, et ma olen Kristuga kohtunud tema oma, aga see, et tänaval tuldi ja veel mitmeid kordi hiljem, siis see on kõige suurem kompliment, et sa oled tunnustatud vaimumaailmas tema autoriteediga. Mitte enda autoriteediga ja see autoriteet kuulub täna sinule praegu. Sinul on autoriteet minna maduda skorpionite peale. Sinul on autoriteet surnud üles äratada. Sinul on autoriteet inimeste tervise pärast palvetada. Sina täpselt samamoodi. Neiu valges. Vaata mulle otsa. Esimene see, kes ei taha mulle otsa vaadata. Täpselt seda ma ütlen sulle. Sul on palju suurem autoriteet, kui sina arvad seda. Sul on palju suurem autoriteet, kui sa arvad seda. Nii sellepärast ära kahtle rohkem, ära mõtle kogu aeg liiga palju, vaid usalda teda õpi voolava vaimus, see on see, mida Jumal tahab tegelikult sul anda. Sul on palju suurem autoriteet, kui sa arvada. Ja selles mõttes on see nagu hästi oluline, et me seda mõistame. Ja mis on lõpetatud? Lõpetatud on see, et härgade ja sikkude veri ei suutnud puhastada meid kõigest patust ja süüst. See oli ajutiselt seatud. Ja nüüd, kui Kristus viis oma vere trooni ette, siis me oleme vabad, mitte ainult patust, vaid me oleme vabad ka süütundest, süüdistusest, alaväärsusest, rõhumisest, haigusest, kõigest sellest. Meie saame nende asjade sisse mässida ennast ainult siis, kui me usume kuradi valesi ja me laseme temal tulla uuesti ära rööbima seda, mille me oleme kätte saanud. Ma räägin lõpetuseks selle näite, mis mulle meeldib alati rääkida. Mulle üldse meeldib rääkida, vist meeldib rääkida, ma täpselt ei tea. Kui ma olin kohtunud Kristusega, siis mingisugune aeg kõik need asjad, mida ma palusin, ma sain. Lahe, on ju? Õudselt lahe. Praegu mõtlen, mul siuke nimekiri oleks praegu olemas, kui ma tahaks seda paluda. Ei julge enam. Aga siis julgesin. Seepärast, et ma olin väike laps. Ja ma ütlesin, issi anna seda ja asjad sündisid. Üldse mitte mingit probleemi ei olnud. Aga mis oli põhiline asi? Eriti ma nägin, kuidas tegelikult toimusid tervenemisimjad. Ka siin samas majas, mäletate, eks ole? Seal istub teine tunnistaja, kellega me palvetasime väikse lapse eest ja palavik läks, väga kõrge palavik läks 1 sekundiga. Nii, et ma mõtlesin, et see laps suri ära tegelikult, sellepärast, et see käsi läks mu peost täitsa külmaks. Seal on teine inimene, kelle see üles see laps istus, eks ole, kellest me palvetasime. Selliseid asju juhtus palju. Ja ma ei hakka rääkima Seinemetsa lugu, eks ole, kus ma seda eelmine kord rääkisin. See on lõpus lugu, kus ma läksin kõrge palavikuga seinele, sest ma ei lubanud ja sõitlesin haigus. Ja muide, ma unustasin eelmine kord öelda, selles samas loosa tegelikult Jumala vaim ütles mulle, haigus on vaim, see haigus on vaim. Seisa vastu talle, räägi selle haigusele. Ära lihtsalt palu, et tee mind terveks, sa oled juba terve. Räägi nüüd sellele vaimule, käsidele lahkuda sinu ihust. Ja sellepärast ma röökisingi seal põõsa taga, et teised seinelised pidid surnuks ehmatama ennast, kui ma seal röökisin. Jeesuse nimel ka minema siit, eks ole.
ja siis õudse raginaga läksid kõik kaatelehte, ma ei teadnud, et seal teisi veel on, aga hea seeneaasta oli, eks ole. Seene teed mulle jah, hea seeneaasta, korvid ka, et selles mõttes ja küll korvid oli väike liialdus, aga tõesti see ragin oli ja ma mõtlesin, et noh, teinekord peaks kaugemale metsa minema karjuma, et päris niimoodi majad jälgida. Aga miks ma seda räägin? Kõik asjad toimisid. Kuni ühel päeval ma jäin haigeks uuesti ja enam ei toiminud. 9 päeva olin mingis gripis viiruses. Küll ma palvetasin igatepidi. Igatepidi palvetasin, parandasin meelt, kõik asja, mis iganes üldse inimene oskab öelda. Mitte midagi. Olin 9 päeva haige. Mis pattu ma olen teinud ja mis ma valesti ja kõik mu mõtted ja mis asjad, see oli õudne. Mitte midagi jätnud. Absoluutselt. Julgus ka tunnistada. Läbi kukkumistest. Mina alati, mulle meeldib oma läbi kukkumistest tunnistada, siis keegi teine ei solvu. Kuni Jumala vaim näitas mulle, milles asi on. Ma palusin meeleheitlikult, Jumal, miks ma enam terveks ei saa? Ma käisin seene metsal 39 palapikuga. Nii et seened said ka terveks, kõik said terveks ümberringi, eks ole. Ja nüüd järsku ma enam ei saa terveks. Miks ma ei saa terveks? Ja näitas mulle ühte inimest. Ja ma kuulsin oma kõrvades ühte lauset, mida see inimene ütles. Ta on väga tore inimene. On ju? Hästi tore inimene. Aga ta oli õpetaja. Ta oli teoloogia õpetaja. Ma õppisin piiblikoolis sellel ajal. Ja ta ütles nii, inimesed saavad terveks küll, aga okei. Kõik ei saa. Oli ikka kõik. See oli autoriteedi sõna, mille ma sisse sõin. Ma võtsin selle vastu, sellepärast, et ma ei osanud enda sees läbi katsuda seda, et tema ei õpetanud mitte Jumala sõna, vaid ta õpetas kogemust. See on hästi oluline asi minu arust, et me eristame, kas me räägime Jumala sõna õpetust või me räägime kogemuslikult, mis meil on juhtunud ja võib-olla ka halbadest kogemustest. Ja kõige hullem on see, kui inimene hakkab rääkima, nagu lisab selle Jumala sõnale, nagu see oleks ka Jumala sõna. Tema seda otseselt ei teinud, aga mina võtsin selle niimoodi vastu. Me rääkisime Jumala imedest, asjadest, siis ta ütles, et Jumal tervendab küll, aga kõik ei saa terveks. Siis ta tõi mingid näited, kus inimesed ei saa terveks. Piiblis ei ole neid näited tegelikult. Piiblis neid näited ei ole. Aga mina võtsin selle vastu ja Jumal ütles, vaata, sa oled söönud sisse uskmatuse seemet. Sa oled söönud sisse uskmatuse seemet, mis on võtnud ära julguse Jumala ees. Sa ei suuda enam vastu võtta seda, mis on sulle valmis pandud, seda tervenemist, sellepärast, et su sisse on tulnud kahtlus. See uskmatuse seeme hakkab mida tegema, mis juhtus Edeni aias, 1. Moosese raamat, 3. peatükk, alates 1. salmist, mis me näeme seal, see vaidlus nendel omavahel, eks ole. See vaidlus seal, kust kurat tuli ja hakkas rääkima, et kas Jumal tõesti ei ole lubanud üheskist puust süüa. Ta pööras selle, mida Jumal ütles teistpidi ja ta külvas inimese sisse kahtluse. Teiste sõnadega ta ütles, Jumal ei ole tegelikult hea. Jumal ei ole tegelikult piisavalt hea, sellepärast, et ta tahab sind purgis hoida. Ta ei taha sinule anda kõiki nii-öelda aarde kambri võtmeid kätte tegelikult. Ta ei taha seda, sellepärast, et näe, ta on pannud sun karbi sisse, ta ei taha, et sa targaks saad, ta ei taha, et sa hea ja kurja tundmise puust saad süüa, et sa head ja kurja üldse hakkad tundma. Ta ei taha seda. Kas Jumal tegelikult oli selline? Ei, Jumal ütles täpselt, ära söö siit, selle peale sa sured, kui sa sööd, on ju. Jumal näitas kõik asjad täpselt lahtiselt, mis peab olema. Aga vaenlane oskas nii peenelt selle keerata teistpidi, et inimese sisse tuli kahtlus Jumala headuse ja helduse suhtes. Äkki ta ei olegi nii hea. Äkki ta ei ole see, kellena ta on tutvustanud mulle. Äkki tal on ka mingisugune konk sees. Ja see oligi püüdepael, mismoodi inimkond langes, eks ole. Täpselt samamoodi tuleb ta sinu ja minu juurde täna ja ütleb nii, päris nii need asjad ikka ei ole. Natukene ikka, kuule, ära nüüd üle pinguta, on ju. Et ikka päris nii ei ole need asjad. See on täpselt see, kuidas tuleb. Ja mulle Jumal näitas seda. Kuidas tuli autoriteet, Jumal teda väga õnnistagu. Ja külvas paha aimamatult, ega ta paha ei tahtnud. Ta oli tohutu tore inimene ja väga hea õpetaja. Ta külvas selle kahtluse seemne, mis ei lasknud tulla enam esile sellel, et ma sain uuesti terveks. Ja ma olin nii palju neid asju ennem näinud. Need kahtluse seemned tuleb ära rookida meil südames Jumala sõnaga ja Jumala püha vaimu käes.
ja see on see põhjus, miks ma usun, et ma ka nägin, et on osadel on nagu katuseluuk on kinni. Ma nägin, osadel tilguvad ilusad sellised piisad, tulevad ja kastavad neid ja osadel ei tule. Ja Jumal ütleb, ma tahan, et see sadu oleks. Et terve see sadu, kõik saaksid sellest kastetud. Ma tahan seda sellepärast, et mida tema ütles, tulge minu juurde ja jooge, et teist voolaksid välja elava vee jõed. See on see, mis meile ka peab juhtuma ja nüüd viimane tunnistus, enne kui ma lõpetan sellest samast asjast. Ma kunagi võtsin, kui ma olin üsna noor kristlane, võtsin orbiiti ühe noore naise, et ta päästetud saaks. Siis ma käisin iga päev ta juures ja kuulutasin talle evangeeliumi. Ja rääkisin talle kõik oma lood mitu korda. Rääkisin mitu korda, kus ma päästetud sain. Ja ta kuulas, väga viisakas tüdruk oli. Ja kuulas mind ja ütles, et kõik on väga hea lugu on. Väga hea lugu. Ma ütlesin, aga tahaksid sa siis nagu vastu võtta Jeesust ka või? Ei, ma praegu ei tunne, et ma ei taha nagu praegu. Aga see on hea lugu, mis sa rääkisid. Ja? Ma ütlesin, hea lugu. Ma ei tulnud sulle head lugu rääkima. Ma räägin sulle igavigust. Ma seisad igavigus ühel päeval tema ees. Mis siis saab? Et minu vastutus on ju rääkida sulle seda, sest muidu nõutakse võib-olla sinu verd minu käest, kui ma seda ei tee, eks ole. Ei, no küll sellega on aega ja eks ma mõtlen ja seedin ja nii, eks ole. Ja see oli kuskil 2 kuud umbes, ma käisin. Iga päev rääkisin talle evangeeliumi. Ja iga päev ta lükkas mind tagasi. Lõpuks ma läksin tõesti närvi juba, ma ütlesin, no mine siis tead, kuhu tahad. Ausalt. Mis ma sulle räägin, kui sa ei taha kuulda, eks ju. Okei, siis ma parandasin jälle meelt, ma ütlesin, okei, see oli lihas praegu, nii kamelda ei tohi, Jeesus tahab ta ära päästa. Ja siis tuli meil üks palveõhtu, mitte selle inimesega muidugi. Tuli palveõhtu, kus me Jumala vaim väga eriliselt külastas meid, me saime kõik nii-öelda purju pühast vaimust ja olime nii, et me täitsa sõnatuks võttis kohe. Ja siis, kui ma järgmine päev uuesti läksin, siis ma tundsin, mul polegi eriti rääkida, aga ma ei tahtnudki rääkida, nagu ma olin nii Jumala ligi ja vaimu täis ja natuke rääksin. Ja siis ta vaatab mulle otsa ja ütleb, et nüüd ma tahan seda, mis sul on. Et sul on midagi juhtunud öösel. Ma käisin palvetamas ja võta mind ka kaasa. Ma tahan ka sinna tulla. Võt seda ma tahan, mis sul sees on. Aga ma ei oska seda seletada, mis see on, seda ma nüüd tahan saada. Ja siis ma sain nagu aru. Ja sa võid nagu kõige ilusamad ja paremad kristlikud raamatud, piiblit, mis iganes on, tõlked, laduda letti, lugeda need läbi ja taguda pähe. Aga kui Jumala püha vaim kastab sind, luugid lahti teeb, siis sinu seest hakkavad voolama elava vee jõed välja. Ja sa lähed oma kogukonda kuskile mujale edasi, oma sugulaste sekka kuskile ja Jumala vaim saab puudutada neid sinu kaudu, isegi kui sa midagi väga palju ei räägi. See on nagu elekter, mis nagu läheb edasi voolujoones. Ja see on see, et me ei alusta väljaspoolt inimeste korrigeerimisega, vaid me alustame seespoolt, et Jumal saaks nende südame ligi hiilida, saaks neid puudutada, saaks neid tervendada, vabastada ja neile endale anda selle kinnituse, et see, mida tema tegi, on lõpetatud sinu jaoks. Ja ei ole enam midagi, mida tema saab teha, on ainult see, et võta see vastu. Amen!